emotsioon, kui salongi sisse astuda, oli täiesti uudne. Teades, mis siin varem oli, siis on nagu 100% muutunud. Sissepääs viidi maja küljele ja sisenedes avaneb ruum tervikuna, kui ennem oli see sissepääs ruumi ühes otsas. Tihti teenindajani üldse sa ei jõudnudki, sest sa juba eksisid sinna riiulite vahele ära, siis nüüd on see kõik palju loogilisem. See üks hästi oluline muutus, mis on tehtud siin ruumis, ongi valgusega. Kui me saime aru, et meil on võimalik kogu maja pikkust ära kasutada ja sellega tuua ootamatul määral loomulikku valgust, siis see oli juba tegelikult väga oluline alustala kogu sellele kontseptsioonile. Lihtsalt jaotades on nüüd jaemüük all koos kõikide näidistega ja projektimüük üleval. Selleks tuligi 2 korruse vahele rajada trepp. Ühelt poolt on see ülesminek selline meeldiv kogemus, aga me oleme siis igalt poolt, igast küljest Hannaga selle treppi kasutanud ära panipaikadena. Et mis Linkonna puhul teeb nii-öelda selle salongi lahenduse kindlasti keerulisemaks, et neil on tohutult palju näidiseid. Siin on umbes 6000 näidist, et nende kõikide väljapanek nii, et nad oleks loogiliselt pandud ühelt poolt, teistpidi nad oleksid kõik nähtavad, hästi valgustatud. Et see oligi kõige suurem eeltöö, mis oli vaja ära teha. Inspiratsioon natukene viis nagu muuseumite ja võib-olla raamatukogude suunas hoopiski, et ta on nagu raamatukogu, et siin on nagu palju erinevaid asju. Ja teistpidi ka muuseumites on ju alati palju eksponaate väljas, aga ruum peab olema kuidagi ühtlane või see, et just siis need eksponaadid tuleks välja. Võib-olla ka siis graafika, mida te näete, siin on sellega nagu seotud, et kui sa tuled siia, et siis oleks võimalik nagu ise siin ringi jalutada ja kui sul puudub ka õige sõnavara, millega läheneda teenindajale, siis on võimalik siit natukene nagu ideid näpata, et mis need õiged sõnad on, millist põrandat sul nüüd täpselt vaja on, kui sa ei ole professionaal. Kontseptsiooni osa oli kasutada sellel seinal sellist ribilahendust, kuid esialgne idee osutus liiga kulukaks ja kogu projekteerimisprotsessi käigus me otsime alternatiivset lahendust, et kuidas see teostada. Lõpuks tellijaga koos leidsime selle lahenduse nende enda toodete hulgast. Tegu on ukse piirdeliistuga, ehk siis, et me saime nagu mitu lahendust ühe hoobiga, et kontseptsioon ei kannatanud ja samas saime tellija enda materjali veel omakorda väga hästi nagu esile tuua. Meie erialal on hästi oluline tellija ja arhitekti koostöö, kuidas arhitekt suudab oma kontseptsiooni kaitsta ja seda ellu viia. Siin on selgelt näha, et see koostöö on olnud väga hea. Tellija on väga arhitekti kuulanud ja see on hästi oluline. Kokkuvõtlikult ongi kõige rohkem selle üle hea meel, et tellija on jäänud meie kontseptsioonile truuks lõpuni. Et ta on tõesti kuni taimedeni välja kõik need asjad siia tellinud, täpselt nii nagu me oleme mõelnud. Nii palju on selliseid projekte ja mitte ainult meil, vaid ma arvan kõikidele arhitektidele, sisearhitektidele, mis on jäänud poolikult seisma, et nad on tehtud kuskile maani ära, siis on saadud aru, et kas on raha otsa saanud või aeg on otsa saanud või mõtted on muutunud ja siis mingid ideed on jätnud sahtlisse. Siin võib öelda küll julgelt, et kõik sai tehtud.